Markus koduväljakul täna Nõmme Kaljuga 2-2 viik. Paraku see tulemus täna vist rahuldust ei paku. Kindlasti mitte, et tahtsime kindlasti võita ja eks võit oleks meid rohkem siin rahuldanud ja see viik on kahjuks tundub nagu kaotus rohkem. Et me teadsime, et kui me tahame Kalju kannal veel püsida, siis me peame selle mängu võitma, aga ütlen niimoodi, et veel on mängida see hooaeg, et selles mõttes nii kaua kui tabelis on meil veel võimalus, siis me peame uskuma. Eelmine mäng tulime meie 2 korda Kalju vastu siin kaotusseisust välja. Täna Kaljul õnnestus 2 korda kaotusseisust end välja rabeleda. Mis sa arvad, mis lõppkokkuvõttes täna määravaks mängus sai? Ma arvan, et saigi tegelikult väravad, et realiseerimine ja Essa poolega me realiseerisime väga hästi. Kahjuks et Essa poolega 4 väravat kokku ja teine poolega ega Kaljul seal väga varianti ei olnudki ja meil oli 2 karjuslööki, mis tabasid latti ja veel olid seal sellised pooliku momendid, et heal päeval oleks võib-olla seis jäänud 4-2, et seda ei tea, see on oleks ja aga me peame edasi võitlema ja edasi treenima ja samamoodi edasi panema. Täna meil õnne ei olnud ja see õnn oli Kalju pool, et 2 korda karistuslöögist lõime latti, nagu sa ütlesid, 1 korra tabasid ise seda latti. Oleks olnud magus teisel poolel otsustav 3-2 värav lüüa. Ja muidugi, et see oleks aidanud kogut meeskonda, aga ma arvan, et ei tasu nagu mõelda liiga palju nendele võimalustele, et mäng on nüüd läbi ja nüüd teeb koondise paus, kus saab võib-olla natukene koguda mõtteid ja rahulikult läbi mõelda, kuidas edasi minna. Aga ma arvan, et me mänguliselt tegime täna üsnagi hea mängu, et parima ma ütleks isegi see hooaeg, kus tõesti meil tahet oli ja me võitlesime ja näitasime, et me tõesti tahtsime seda võita ja jalgpall on selline, et vahepeal võida, vahepeal kaota, vahepeal mängib viiki, et ei tasu liiga palju jääda nüüd siin nukrutseema. 5 mängu on meil veel mängida, seda, mis hooaja lõpus saab, näeme siis, kui 36 mängu on mängitud. Just, et me vaatame siin, kuidas Kalju läheb ja hoiame pilku peal, aga me peame endast tegema kõik oleneva, et me võidaks kõik need ülejäänud mängud ja ikka avaldaks survet Kaljule. Aitäh, Markus, edu teile! No Jürgen, suur lahing siin koduväljakul Nõmme Kaljuga lõppes täna üsna dramaatilises mängus 2-2 viigiga. Võiks öelda, et muidu tulemus rahuldav, täna on see paraku pettumus? Jah, ütleme just arvestades seda, et miks meil seda 3 punkti vaja kindlasti, et selles mõttes küll, et ka mänguliselt suutsime tekitada päris häid võimalusi, olime 3 korda latti ja lasime ise 2 suhteliselt rumalat väravat, või ütleme 2 imeväravat pigem, et selles mõttes kindlasti raske viik. No, algus oli üsna hea selles mõttes, et 9. minutil kohe läksime juhtima. Tundus, et saime sellega ohjad algul ka enda kätte. Ja kindlasti, et mängijad, ma arvan, täitsid selles mõttes mänguplaani hästi, et me teadsime, mida Kalju teeb, nad suutsid päris korralikult nad kinni panna ja samas, kui sulle lüüakse 35 pealt selline ristakas, siis on ka seal raske midagi võib-olla teha, et loomulikult oleks võib-olla võinud pressing natukene parem olla, aga tuleb kiita, ma arvan ikkagi, et lööki. No peale pool tunni täitumist seal 3 minutiga löödi mängus 3 väravat. Mis sa arvad, kas peale seda, kui Henrik lõi 2-1 meid taas juhtima, et kohe tuli selline 2-2 värav vastu, on ta kuidagi nagu seotud meeste keskendumisega? Ma ei oska öelda seda, et ma pean üle vaatama täpselt selle, sest et me just sellest samast keskendumisest pärast Kalevi mängu rääkisime ja pigem ma ütleks, et see oli lihtsalt kaitseliini ja väravahi ebakõla, kes ei ole kokku mänginud, et pigem ei saa ka süüdistada ühte või teist, et keegi eksis, see oli lihtsalt kokkumängu siis probleem praegu. No taaskord said määravaks pisiasjad, õnne meil ei olnud, nagu sa ütlesid, 3 korda tabasime latti. Hooaega on 5 mängu, 5 vooru veel ees. Millised plaanid on? No selles mõttes nagu ikka meil kogu aeg on, et meie oma suhtumist ei muuda, et proovime täisgaasiga edasi panna. Teeme oma töö ära ja siis vaatame, mis teised teevad ja hooaja lõpus, mis saab. Just.